See aasta teeme midagi teistsugust. Teie ees on HTG Rooside sõda. Tere tulemast HTG Rooside sõja mängu. Täna on meil kaks väga põnevat tiimi. Minu paremal käel on tiim Loodushumanitaar. Loodushumanitaari kapten on Jaan. Jaan, mis mees oled? No, nagu särgi pealt näha, see on lihtne Eesti mees. Ja minu vasakul käel on meie Loodushumanitaari perekonna konkurendid, perekond Loodusreal. Sina kui perepea, et miks otsustasite saatesse tulla? See on keeruline küsimus ja selle jätaks hiljemaks. Selge. Nüüd seletan kiirelt ära meie tänase mängu keerulised reeglid. Korda mööda tuleb mõlemast võistkonnast üks liige. Seisab siia ja mina esitan küsimuse. Teil üks käsi on seljale, kui üks on lava peal. Ja siis, kes ennem jõuab vajutada nupule, võib demonstreerida, see läheb põlema. Ja selle meeskonna käes, perekonna käes on järg. Pakute vastuse, kui vastus esineb, kui ei ole kõik, siis kui on tegemist, mis ei ole kõige esimese koha vastus, siis saab teine proovida, kui tema arvab kõrgema populaarsusega, siis läheb järg selle perekonna kätte. Kui kumbki teist ära ei arva, läheb järjekord järjest edasi, kuni üks keegi pakub ära. Kokku on 5 vooru, nagu ka igas perekonnas inimesi, igal on vastus ja vastused on juhuslikult seotud tänase päevaga. Ja küsimustele küsisime vastuseid siis kõige arukamate ja targemate käest siin koolis, ehk siis abiturientid. Nii et võite seda vaikselt arvesse võtta. Aga hakkame siis pihta. Palun, kaptenid, nii. Ja et mäng ei käi ainult, tähendab, käib ikkagist mõisa peale, siis võitja tiimile on meil ka pakkuda välja auhind Antila Kinkekaart. Nii kõik on palju, aga hakkame pihta. Esimesed siin on juba olemas, üks käsi laual, teine selja taga. Ma helistan sulle käega. Nii, oled valmis? Jah. Nimetage õpetaja, kes on saladuskatte all võlul. Jaan. Õpetaja, milleks on Priidu Peier. Ja. Populaarsema läheb kerib sinu perekonna kätte. Mats Räimann. Tere Isabel, nii, mis sa arvad, kes võiks olla saladuskatte all võlul? Äkki keegi füüsikaõpetajatest ehk Jaan Laver? Vaatame, mida ütlevad abituriendid. Nii, Sirle, nüüd on sinu kord. Kui vaadata niimoodi välimuse järgi, mis nii väga saladuskatte all ei ole, siis pakuks Jürgenstein. Kas ka abituriendid arvavad seda? Üks vastuse variant on veel lauale jäänud. Kes see on? Ülle Keerel. Võite arvutada, kui tuleb kolmas vale vastus, siis saate teie pakkuda nii Kätli. Ikka Uwe. Uwe Saar.
Nii, kas nüüd võtab loodushumanitaar kõik punktid endale? Seda saame kohe teada. Nii. Üks hetk. Nii. Noh, mis mõte on? Hildebrand. Äkki Paavo? Ma mõtlesin alguses pakkuda uue saart, aga kuna suuremast tiimist ütleb Hildebrand. Äkki on väikse tähega? Hildebrand, Margus Hildebrand. Jah. Nii et selle vooru on võitnud ikkagi loodus reaal. Palun järgmised võistlejad ette Agnes ja... Kas on saladus? Nii, oled valmis? Üks käsi laual, teine selja taga. Nimetage õpetaja, kes on kahetsusväärselt vähe tuntud. Agnes. Astope. Jaa, Aimar Poom. Aimar Poom. Ja nii, läheb väga hea, teid head ja enda tiimi kätte. Nii, oska mõni kahetsusväärselt vähe tuntud õpetaja. Külli Rootsi. Külli Rootsi, mida ütlevad abituriendid? Liiga tundnud. Paavel. Jaan Paavel, nii. Oi, no nii, Ivo, sinu käes on saatus. Mall Matto. Nii. Mis mõtted on? Mari Jõgiste. Millised õpetajad teisel kohal? Iirimaa õpetaja ja kolmandal kohal Ester ka. Nii, need õpetajatega lähme järgmise küsimuse juurde. Ja Oskar. Oled valmis? Üks käsi laual, teine selja taga. Nii. Nimetage õpetaja, kelle salajane identiteet on Hollywoodi staar. Uwe Saar. Kellel on glamuur? Siimoks. Kätlin? Väikepunga. Stiina. Nii, perekonna pea. Sinu käes on Andre Vettai. Andre Vettai. Oli ära. Kaks vastusvarianti. Ülle Keerber. Ülle Keerber. Kööler. Kööler. Nii. Selline lihtne Eesti mehelikkus ei ole selline veel võitu toonud, et äkki sa kas oma meeskond perekonda siin Aga ma ei oska kuidagi julgustada, me näitame kõik esimest korda.
nii, ja nüüd aga 4. küsimus. Palun järgmised võistlejad ette. Nii, oled valmis? Nimetage õpetaja, kes on kõige kallistatavam. Ja palun, Johanna. Priidu Veier. Nii, Markus, kas sina tead? Kööler. Helen Kööler. Nii, lähme edasi. Palun võite oma kohtadele minna. Nii, Ivo. Kõige kallistatavam õpetaja. Kristiina Punga. Kristiina Punga, mina ütlen abituriendid. Nüüd on vaja teha puhas töö siin. Kes on veel kõige kallistatavam õpetaja? Anneli Mägi. Anneli Mägi. Kahjuks ei ole. Agnes? Äkki Liisa Tett. Liisa Tett. Nii. Pakute ühe kallistatuma õpetaja 3 ära ja saate magusad loodushumanitaari punktid endale. Nii. USA. Ja mida ütleb perekonna pea? Uwe Saar. Ja paraku sai Jaan Paal. Nii, nüüd tuleb viimane voor, palun siia Ivo ja Kätlin. Oled valmis? Nii, nimetage õpetaja, kellel olete elu lõpuni tänulik. Ivo. Priidu Veier. Priidu Veier. Abituriendid, nii ei arva, pole hull. Ülle Hüva. Ülle Hüva. Võite oma kohtadele naasta. Nii, Jaan, kellele sina kõige tänulik elu? No ma arvan, et siin on ka kõige Uwe Saar. Uwe Saar. Abituriendid on teisel arvamusel, aga ei ole hullu, ei ole hullu. Jah, nii. Ma nägin ka alles esimest korda. Sina on veel. Kohe. Sellist õpetaja. Ülle Seebri. Ülle Seebri. Abituriendid ikka ei tea asjadest mitte midagi. Nüüd siis... Agnes. Aga ma ei tea, aga äkki ma ütleks, et ma ei tea, kene Liisa Tett jälle. Liisa Tett. Nii oskad. Tulist. Äkki tulevikus matemaatilisi teadmisi vaja, siis Hele Kiisel. Hele Kiisel. Ja... Anna, 2 valet on juba pakutud, nii et viimane võimalus sul. Kööler äkki. Helen Kööler. Ei, paraku ei ole. Abiturientide arvates nii. Kas ma nüüd sai alast? Nii. Üks võimalus on teil nüüd pakkuda siis. Perekonna peale. Reema. Tiina Pruun. Saima Pärnu. Toomas Jürgenstein. Väga raske valik kõik on need. Toomas Jürgenstein. Toomas Jürgenstein.
kaari kätte, aga vaatame, millised õpetajad on ikkagi abiturientide arvates kõige tänuväärsemad. 4. kohal on õpetaja Tiina Pluur. Ja esimesele kohale valisid abituriendid meie IT-mehed löövad tagatubades punkte kokku ja kui need ükskord selguvad, siis nii, 150 punkti sai Loodus Real ja selle milleks oligi, nagu tuletan meelde, Antila kinkekaart ja väikesed vahvlid. Aga nukrutsevad peame tegelikult ju Jaan sinu perekond, miks ole? Minu perekond. Ei pea nukrutsema kaotuse pärast, oli ju tore. Ma ei tea, kodus vaatama. Kuidas me saate monteerida ja... Aga nii, palju õnne veel kord. Mõlema tiimile, suur tänu publikule, aitäh meie poolt, kõike head!